Saaremaa on eriline Eestimaa osa, kus terase vaataja pilku köidavad kõigepealt kadakased paepealsed, kiviaiad ja Kuressaare lossi vanad müürid. See meretagune saar asub Siluri ladestu avamusel, kus õhukese pinnakatte all põrkab labidas pea kõikjal vastu lubjakivi või dolomiidi kõva ja siledat pinda. Paekivi levib Saaremaal kõikjal, nii rannikul kui ka sisemaal, olles vaid kohati kaetud paksema purdsetete kihiga. Rannikul aga uhuvad lained paiguti paekihti kilomeetrite kaupa paljaks. Põhja- ja Lääne-Saaremaal on kohati kõrgemad, kohati madalamad paesed rannaastangud pea pidevas sõjas merega rinda pistmas. Paesed pangad rannikuil peatavad lainete rünnakuid ning algul näib, et maa saabki merest võitu. Kuid kui kauaks? Saaremaa pank on ikka kujutatud kui igipüsivuse monumente. Tegelikult on pankade tänane ilme justkui silmapilk nende pikas ja keerukas eluloos, milles kivi viimaks paratamatult kaotajaks jääb. Rannaastangu kujunemise seisukohalt on oluline tähtsus kivimite koostisel. Kõige kõrgemad ja suursugusemad pangad koosnevad kas kõvast dolomiidist või massiivsest lubjakivist, mis on meremurrutusele vastupidavam. Õhukese kihilisest ja savikast lubjakivist astangud seevastu lagunevad kergesti ja sellised pangad ei saavuta kuigi suurt kõrgust. Kindlasti on pankade kujunemisele kaasa aidanud paksu mandrijää koormalt vabanenud maapinna kerkimine viimase 10 000 aasta jooksul. Kuna Lääne- ja Loode-Eestis on maa kerkimise kiirus tänapäeval 2-3 millimeetrit aastas, siis kasvab uut maad pidevalt juurde ning sellest tulenevalt on Saaremaa pangad iga aastatuhande kohta kerkinud kuni paar meetrit kõrgusesse. Mere alt esile kerkivad paekivi kõrgendikud peseb lainetus kõigepealt pudedast settematerjalist puhtaks ning seejärel hakkavad tormilained vähehaaval murdma ja purustama paljanduvate paekihtide servi. Esmased, madalad ja lauged astangud alluvad järk-järgult meremurrutusele, muutudes üha järsemaks ja kõrgemaks. Kõrgemad astangud püsivad paremini, sest vaid suuremad tormid pääsevad enda ülemisi servi murendama. Nii kalduvadki astangud kõrgusse kasvama. Meri aga peseb neid jalamilt ja kannab aega mööda minema kõik, millest lainete jõud üle käib, peenestades ka suuremaid ja raskemaid rahne. Seepärast jäävad pangad veepiirile kõrguma järskude astangutena ning ei mattu seal peene purdsette alla. Tegelikult moodustavad Saaremaa pangad vaid osa pea 500 kilomeetri pikkusest Siluri pankade vööndist, Siluri klindist. Siluri pankade vöönd algab suhteliselt madalate kõvikutena juba Lääne-Eestis. Edasi kulgeb vöönd üle Kesselaiu, Muhu ja Saaremaa, jätkudes merepõhjas Gotlandi saareni Rootsis, kus uuesti üle merepinna kerkib. Saaremaa pankadele sarnane astangute rida on jälgitav siin piki Gotlandi saare läänerannikut. Saaremaa ja Muhumaa rannikut palistava pankade vööndi kõige mandripoolsemaks pangaks on Püssina pank Muhu saare kirderannikul. Pank ise ei ole kõrge, kuid paikneb mere aktiivse murrutuse vööndis. Mere jätkuvast pealetungist annavad tunnistust suured lahtimurtud rahnud. Tihti on see lahtimurdumine toimunud siin mööda lõhepindu. Püügupank on kindlasti üks maalilisemaid paiku Muhu saare põhjaosas. Siinne pank on jääaja järgse maatõusu tõttu tänaseks juba merest eemale jäänud ning suures osas taimestikuga kattunud. Panga seinas paljanduv massiivne dolomiit annab tunnistust, et umbes 425 miljonit aastat tagasi levisid tolleaegses soojas Siluri merest troopilised rifid.
Kahjuks ei ole omaaegsest mitmekesisest mereelustikust kivimi hilisema dolomiidistumise tõttu eriti palju säilinud. Kuna Üügu panga dolomiidistunud rihvlubjakivid on massiivsed ja väga püsivad, siis võib astangute all näha siin juba aastatuhandeid püsinud koopaid. Saaremaa kirderannikul asuv Pullipank paistab silma hoopis eripärase ilmega, mille loovad suured rihvistruktuurid ning nende all ja ümber paljanduvad erineva kallakusega kihid. Saaremaa põhjaranniku kõrgeimaks pangaks on Pangapank. Kuni 18 meetri kõrgune dolomiidi järsak saare põhjarannikul. Vertikaalse seina jalamit ilmestavad siin kohati suured vanade korallide kolooniad. Saaremaa looderannikule jäävatel Ninase, Suuriku kui ka Undva pangal paljanduvad Jaanilademele iseloomulikud teralised lubjakivid ja merglid. Tegemist on väga kivistist ja rikka jämeda teralise kivimiga, mis moodustab Ninase pangal hästi püsiva ja selge kihilisusega kõrge astangu. Lainete tegevus on kohati kujundanud lausa imekombel püsivaid astanguid ja sambaid, mille varisemine lainete mõjul võib olla juba järgmise suurema tormi küsimus. Ka piki Saaremaa läänerannikut jätkub mere poolt murrutatud astanguid peaaegu kuni Sõrvesääre tipuni välja. Elda pank Vilsandi rahvuspargis paistab silma väga massiivsete dolomiitide suhteliselt madala astanguna, mille servi on meri kohati päris ümaraks silunud. Tormide ja talvise jäätegevuse tulemusena on pangast lahti murtud suuri rahne ning kohati on meri paeplatoo pealispinna päris laialt puhtaks suhtunud. Sellistel lainetuse poolt puhtaks pestud pindadel paistavad hästi silma omavahel lõikuvad lõhevööndid, mis on ilmekas näide kogu Eesti paest aluspõhja läbivate lõhede süsteemist. Lõhede kulgu markeerib siin lõhedesse juurdunud rohi. Soeginina panka on nimetatud Saaremaa ilusaimaks pangaks. Ilu on vaataja silmades, kuid paljanduvate dolomiitide rikkaliku mitmekesisuse tõttu on pank kindlasti unikaalne. Kivimis esineb tasemeti rikkalikult onkoliite, vetikatega kattunud veerkividest kujunenud kontsentrilise ehitusega mugulaid, mis kivimile rahvakeeles sibulapae nime on andnud. Väga madalas vees, näoliselt omaaegses merelaguunis kujunenud kivim on väga muutliku ja mitmekesise ilmega. Siin esineb nii kuivalõhede kui ka soolakristallide jälgi ning tasemeti on kivim laguunisetetele iseloomulikult peenkihiline. Katri pank kujutab endast küll vaevu poolemeetrist astangut, kuid siinsetele lubjakividele annab kordumatu omapära massiliselt esinev kivistismaterjal. Eelkõige on need korallid, sammalloomad ja kihtpoorsed. See kivististe küllus on kuiva kivimi pinnal üsna halvasti nähtav, kuid veepiiril avaneb vaatajale haruldane pilt tolleaegsest külluslikust mereelustikust. Kaugatuma pank Sõrve poolsaare läänerannikul on näide juba hääbuvast pangast, sest kunagi mere poolt murrutatud astang on tänapäevaks lainete aktiivse mõju piirkonnast välja jäänud. Panga alune on rohtunud ning astangu servad kamarduvad järk-järgult. Tormide eest paremini varjatud astang võib küll peaaegu muutumatuna püsida aastatuhandeid, kuid aeglane murenemine ja taimestumine viivad viimaks vääramatult astangu mattumisele. Uue panga tekkimiseks kauges tulevikus annab aga lootust panga esises madalmeres avanev kaljupõhi, mis koosneb peamiselt meriliiliate jämedatest varrelülidest ning mida rahvakeeli tuntakse sõrmuspaena.
mõni pank võib aga mattuda vahel üsna ootamatult, juba paari suurema tormi tulemusena. Ohesaare pank ongi näide erakordselt dünaamilisest rannavööndist, kus madala panga jalam on viimaste aastate jooksul tugevasti täitunud mere poolt kohale kantud puurudmaterjaliga. Ohesaare pangal paljanduvad Eesti siluriladestu kõige nooremad kivistist ja rikkad lubjakivid. Ka Saaremaa kaguosa pole pankadest päris ilma jäetud. Ehkki madalat Kübassaare panka Saaremaa kagurannikul saab vaid tinglikult pangaks nimetada. Siinne madal rannaastang on kaetud väga liikuva purdsettega ja rannailme on seetõttu pidevas muutumises. Kübassaare pangal paljanduvate lubjakivide iseloomulikuks tunnuseks on stromatoliitide esinemine, mis kujutavad endast õhukestest lamellidest koosnevaid kumeraid moodustisi või nende kogumeid. Stromatoliitide tekkimises on oluline roll olnud vetikate kolooniatel, mis asustasid madalas vees paljanduva kaljupinna ja mille külge kleepunud purdterade järkjärguline ladestumine kujundas stromatoliidi lamellilise struktuuri. Saaremaa pangad on siinse maastiku ühed tähelepanuväärseimad pinnavormid, mis tekitavad saare külastajates alati imetlust oma suursuguse väljanägemise ja maastikulise vaheldusrikkusega. Hoidkem siis seda looduse imelist kätetööd.